ja iga video mu hakkab algama lihtsalt, ma arvan, Sherlockiga koos, sest ta alati tahab tulla siia minu juurde, kui ma filmima hakkan. Aga tere hommikust teile kõigile! Täna on meil pühapäev juba. Nädal on mega kiiresti läinud. See video töötlemine on palju keerulisem, kui ma arvasin, aga ma püüan seda ikkagi võimalikult kiiresti teha. Täna siis teeme hommikusöögiks munaputru. Mida? Vahuputru. Mind influentsis kallis Berit ja pisike ka. Aga siis Berit saatis mulle pilte ja me share'isime oma meal plan'i mingeid toite. Või suht kõike. Ja ma nägin, et nad nägid nii head välja, siis ma lõpuks mõtlesin, et ma ikkagi proovin ära. Ja täna on see päev. Muus osas, mis meid täna veel ees ootab, on siis see, et me lähme käime trennis ära. Täna on küll puhkepäev, aga kardio on vaja ära teha ja samme on ka kindlasti vaja. Ehk siis ma sööngi pudru ära ja siis me lähme saali. Siis me lähme käime poes ära. Ma ostan omale nädala toidud, siis hakkame food prepima. Väga pikalt ei tee, aga siuke väike food prep vlog siis algusesse. Okei. Need olid just need tööriistad, mida vaja on. Näeb väga hea välja juba. Ma peaks selle kõik munavalges ja sisse saama või? See on ebareaalne. Mis siin toimub? See näeb täiega hea välja juba ju. Appi. Miks ma olen nii stupid? Ma ütleks, et see on valmis. Ma ei tea. Ma olen nii excited, et seda süüa. Ma proovin kohe ära siis. Wow. Jaa. Okay, I get it. Ausalt, I get it. Ja seda on nii palju. Ma lähen istun diivanile ja ma lihtsalt naudin seda. I can't put it away. Hell yeah. Hell to the yeah. Fuck yeah. Nii, tulin Prismasse. Võtame siit mingi suitsukana, veits mingeid salati asju ja siis lähme edasi Lidlisse ka. Ja siis munavalget on vaja. Ei tea, kas siin on kuidagi. Ma olen täiesti vales sectionis praegu. Ma alati ostan seda, aga siis tuleb välja, et kodus on. Kui ma igaks juhuks ikkagi võtan. Sest ma ei usalda oma aju enam palju. Võtame siit. See on okei. 2 tükki. Annad piisad.
Oh my god. Tahaks täiega süüa juba. Ma kõnnin praegu Prismast Lidlisse, ma võtan sealt kana. Seal müüakse suures pakis. Mingi 800 grammi ongi vaja täpselt ja seal on see kogus olemas. Nii et ma basically lähen võtan selle ja siis lähen käin promost veel läbi. Võtan sealt munavalget ja veits steiki. Aga Sandra vist tuleb korraks, me saame kokku. Ta annab mulle vaarikaid, ta on nii armas. Seal vanaema on korjanud värskeid vaarikaid. Ma panen need sügavkülma, siis ma ei pea poest ostma. Nii tänulik selle üle. Sealt tuleb meie Sandra koos vaarikatega. Munavalge oli promost otsas ja ma mõtlesin, et nüüd on elu läbi. Koopis oli, nii et selles mõttes läks hästi. Ma võtan kiiresti asjad kottidest välja, panen mingid asjad külma, hüppan pesust läbi ja siis ma pean sööma, sest kell on juba väga palju. Nii Sandra toodud siis vaarikad, need lähevad täna mul käiku kohe. Tahaks loota, et ma saan sellest kogusest mingi nädala lõpuni hakkama, see oleks idekas. Aga vaatame, kuidas läheb, sest et sellele tüdrukule meeldib süüa. Kana on kindlasti mingi hetk juurde vaja. Aga jah, hakkan tegutsema. Alustame siis food prepiga. Cringe. Ma lõikasin lõhe endale valmis. Mul tuleb siit umbes 4, põhimõtteliselt 5 portsu. Aga ma maitsestan selle ära, siis ma panen selle marinaadi. Siis ma hakkan kana valmis tegema ja siis ma lõikan salatit ka. Ja lõhe ma teen siis riisiga ja suitsukana siis ma teen vist friikatega. Et siis on siuke hea. Ma väga midagi extra crazy't ei hakka, ma arvan, tegema, et panemegi seda sidroni pipart, kõrts soola ja rääkisin küll, nagu ma ei tea, teeks, ma ei tea mida, marinaadi and shit. Siis hiljem, kui see valmis saab, siis ma lõikan ta portsudeks, sest siis mul on vaja kaaluda. Aga praegult ma olen enam-vähem valmis kaalunud kogu, palju see tuleb. Nii, mul on siin valmis maitsestatud broileri filee. Ma maitsestasin selle pipraga, kanapuljongiga. Et ma lihtsalt uhmeris purustasin kanapuljongi ära, küüslauk ja siis tilli. Ja siis ma panen selle airfryerisse. Mingit õli ega asju ma ei pane, sest et pole vaja. Ma avastasin, et jalapeenast enam üksinda ei piisa ning ma kindlasti panen oma krapi sisse ka chillit. See teeb sükeseks õrnalt spice'iks selle ja see meeldib mulle täiega. See annab sükse mõnusa kiki juurde. Teen niikuinii ainult 4 portsu, ehk siis väga palju nagu ei ole vaja panna. Ütleme kuskil pool 3 veerand paprikat. Nii, ma üldjuhul lõikan ta tükkideks jahtuma, sest mul on parem lõigata siis wrapi sisse neid tükke veel pärast eraldi kaaluda.
kuna siit tuleb veel väga palju mahlasi välja, siis ma nõrutan tegelikult selle enne, kui ma hakkan tegema välja. Et siis ma saan nagu selle kõige õigema kaalu, palju seda kana tuli, et võrdselt vrappidesse ära jaotuda. Et selliseid ilusaid kurgitükke saada, on sul teravat nuga vaja. Muidu sa ei saa. No kui saad mingi proffhakkile, siis propsad ka. Aga mina ei saa, sest et ma ei oska hakkida tegelikult. Vähemalt mulle on öeldud niimoodi. Nii, järgmiseks on meil siis light review'st ja toorjuust. Toorjuustu läheb ühte portsu 25, ehk siis kokku 100 ja light review'stu läheb siis 10 grammi, 40 grammi siis kokku. Ma tean juba, et siit tuli veits liiga palju, aga see läheb pakki tagasi. Nüüd me siis segame selle kõik ära. Lisame siia natukene soola ja mulle meeldib maitsestada seda veel ka tilliga. Normilt chilline tuli seekord. Panen selle natukeseks kappi nii kaua, kui kana jahtub. Ja siis lähme järgmiste asjade juurde. No ülihea näeb välja minu arust. Ma kaalun lõhe siis suurde kaussi ära ja siis ma hakkan arvutama oma portsjoni suurused. Tegin hetkel 3 portsu riisi endale. Oh my god. Ma olen nii väsinud. Kell on alles mingi... Okei, mul pole kella. Kell on mingi 8, saab vist kohe.
ma lihtsalt söön oma õhtusöögi ära ja ma lähen magama. Ma magasin vist mingi 5 tundi, sest ma pidin täna varem tööle jõudma, sest mul oli kell 9 koosolek. Ja ma lihtsalt tunnen, et see unepuudus nagu sai minust täna täiesti võitu. Ühesõnaga, täna on lihtsalt täielik cancel minu jaoks. Ma võtan ennast kokku, ma teen need asjad ära ja loodetavasti homme siis on parem päev ja head ööd teile ja head ööd mulle. Oi jah, eile oli ikka kohutav päev. Täna ma tunnen, et tuleb parem päev. Lähme teeme ülakehapäeva ja siis ma näitan teile, milline näeb välja minu ülakehapäev siis body fitnessi võistlejana. Nii, me lähme nüüd hambaarsti juurde, teeme väikse kontrolli ja ilmselt soodapesu. No nii, hambaarsti juures käidud, tegime soodapesu ja siis mul oli 2 aastat tegelikult üks koht siin ees jälgimise all, tegime sellega nüüd korda ja I am happy, see läks nii kiiresti, mul läks vist äkki mingi 20-30 minutit ainult ja ma arvan, et mul on ülihea hambaarst ja aasta pärast lähen uuesti, nii et sellega on korras nüüd. Ja ongi järjekordne nädal läbi. Aitäh, et sa mu video lõpuni vaatasid, see tähendab mulle väga-väga palju. Ma loodan, et sulle meeldis see video ja näeme siis juba järgmises videos.